Kui jõuate Madridil legendaarse rohelise märgini, et teha iga-aastane foto, on õige aeg ühendust 5 isikuga, kes viibisid sel aastal heinakuul aasta 30. nädalal asukohas. See on siin koordinaadid. Okei, selge. Niiske ilm ja vihm on palju sadanud, siis natukene tihedam puu on parem vibuga tule tegemiseks. See võtab jah vähem niiskust sisse ja teine asi on see, et siis saab kuivatustsükleid teha. Kui panna kõrvuti näiteks... See oranžvärv on täpselt see, mida vaja on. See töötab paremini kui valge puu. See on nüüd selle oksatsenter. Vist oli lepp, ei tea ka, võib ka paju olla, sellepärast et koor oli maas enne, me ei teada täpselt mis lehtpuu, aga tundub, et lepp ja see punane osa tavaliselt on hästi peen seal sees, aga siin oli praktiliselt kohe punane tuli vastu ja natukene pealt koorid maha, pool senti oli juba see punane hea puu, mis läheb hästi käima.
paremale, et me sutsu lähme nagu eemale, aga sellest pole midagi. Üks aasta on ühe koha peal, lähed järgmine aasta, ta on enam-vähem sama, aga on nagu terve see koht on liikunud. Päris hea koht. Vars oli selline raid. See läheb nagu säraküünal. Ülejäänud puu on ära mädanenud. Vaata, kui puu sureb ära, siis enam ju elu sees ei ole ja kogu vaik vajub kännu sisse. Ja sellepärast kännud mädanevad viimasena. Nagu märg oleks siin. Enne me läksime sealt. Madevakker. Jah, kas saab? Ja ühe päevaga ma sain seda.